kellel siis hingel on ligi 20 Premium-liiga mängu, kui nüüd oleme ka ja kiirelt löök vasakuga, aga Baturin saab käed vahele. On ikka nii ära surutud oma poolele, kui vähegi võimalik ja nüüd mäng ka jätkub. Antonov viib Vašukile ja Vašuk tõmmatakse maha ja penalti Levadiale ja Leegini mängijad ei ole üldse rahul ja Caprioli läheb Küljastiniga 29. minut ja Levadia penalti. Liivak läheb löögile ja 1-0 Levadiale. 1-0 Levadiale vasakusse küljevõrku see pall lendab ja valitsev Eesti meister läheb seda kohtumist juhtima. Frank Liivak. Ja hea pall Antonovilt õigusele, tuleb ka tsenderdus kasti ja ei ole seal kedagi. Mäng ikka üldse ei suju esimesel poolajal. Kui siin nüüd Roosnupul on keskväljal väga palju ruumi ja tuleb ka hea sööt õiguse peale, läheb ka löögile ja Baturins püüab. Volodinilt väga hea äärevahetus, aga Antonov läks ikka sinna jalg ees sisse ja kas siit tuleb punane kaart Antonovile? Ja tuleb küll teine kollane kaart ja punane ja Antonovi mäng on tänaseks lõppenud, kestis see 44 minutit. Ja kui siin nüüd Leegion võidab palli tagasi, Nesterov, Kontratski on minemas, läheb ka löögile ja pall ikkagi ja oi ja mis siin nüüd toimub, üsna see Küljastinen annab vile. Belarishvili lööb ja tabab väljast seda palli, paistab, et Leegion teeb veel ühe vahetuse, kui nüüd Arhipov saab palliga kasti tulla, tuleb ka tsenderdus ja kuidas ei löö sealt nüüd. Jälle Teapkin, tuleb hea sööt Lutsu peale ja Luts läheb ka löögile ja 2-0 Levadiale. Noor Daniel Luts, number 19 Levadia poolelt, lööb seisuks 2-0. Ja saab ka väga palju kiidusõnu nii tribüünidelt kui ka ja tuleb ka head senderduskast ja ka Kotenko saab palli kätte. Ja ongi sellega kohtumine lõppenud. Valitsev Eesti meister Tallinna Levadia alistab Tallinna Leegioni seisuga 2-0.